Joosep Hainen, Herr in deinem Huld. Hispaania rahvaviis Pase el agua. laulustuudio kõige vanemad lauljad ja nemad esitavad meile laulu üks kord aastas. Laulu autoriks on Tiine Pajusaar. Thank you.
kaunis talveöö. Thank you.
kuulete Prantsuse jõululaulu. Järgmiseks kuulete Helmi Auvineni ja Armas Maasalu laulu Tasada. Thank you.
Järgmiseks kuulete 18. sajandi Itaalia folk Holt Suueri laulu Oksa õnnistab. Ja siis meil sellel aastal tekkis millegipärast see laul kõnesse, et laulaks seda veel, aga mitte selliselt ei saa laulda, siis ma tegin sellest ühe seade ja nüüd ta siis kõlab sellisena, Padjasõja laul. Padjad ringi lendavad, et lahti pael ja püür. Papa osal on, et anda neile lennulõige tüür. Padi, 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 hoppari, hiipari, hoppari, hopp. Hoppari, padi, 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 hoppari, hiipari, hoppari, hopp. Pihta sanuid lohutame lauldes laulukest, mida kuulab pealt ka padjase lauleke tolmules. Padi, 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 hoppari, hiipari, hoppari, hopp. Padi, 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 hoppari, hiipari, hoppari, hopp. Nüüd laulun meie ette eelmise aasta Harju maakonna lauluvõistluse võitja Kristi Draageni. Ta esitab meile Lorena McKenniti loo Snow. Rest
Kaugus kapatunud jumes, mõlgil saar ja valge väin.
Liis Õmpuu, kes esitab laulu Kes põõraid välju, mille autoks nii Tõnis Mägi ja Lea Rebane. Ja Keijo ja Liis võistlesid siis paar nädalat tagasi jõulutähe võistlusel Ünernurmel. Tema sai esimese ja Keijo sai teise koha. Por väikene väga pikk, kes ju oli.
on Imeline viis. Selle autoriteks on Kadri Miit ja Uku Masing. Solistiks on Karmen Kaalo. Urmas Sisas heliseb välja. Solistiks on meie dirigent Marja Taaren. Oh
üksteist peab hoidma. Viimase loona kõlab meile Aku Tammeorgu laul Talve öö. Thank you.
Marieli ja Heli. Tahtsin seda öelda, et me oleme tänulikud, et te veate ja õpetate ja juhendate meid. Ma olen väga tänulikud teile ja ma mõtlesin ka selle peale, et mis asi see on, miks me laulame kooris ja miks neist nii paljud tahavad kooris laulda. See muudab kuidagi elu helgemaks ja selle jõuluaja samamoodi, et kahjuks me oleme jõudnud kuidagi sellisesse hetke, kes on, kes ei ole. Õnnelikud on need, kes ei pea sellega tegelema. Mina vahepeal tunnen, et ma pean, et pean seda jõulude pühadust endale meelde tuletama ja kuidagi meeleolu looma ja nii edasi. Ja kooli proovides käies ei ole üldse mingit probleemi. Me hakkame juba varakult valmistama ette ja proovime saada aina paremaks ja tublimaks ja teine hea boonus on see, et me ei pea üldse muretsema, mida jõuluvanale laulda, et repertuaar on väga lai. Et soovin kõigile meie kuulajatele ilusaid jõule ja aitäh, et te tulite ja meiega koos seda toredat hetke jagasite ja suur aitäh Marieli ja Heli. Annetuskast, et ma kuulsin, et Kehra kogudusel seisab ees suur töö. Neil on plaanis hakata renoveerima seda hoonet ja nagu me teame, siis sellised ettevõtmised ei ole suugi. Ei juhtu niisama, et kellel on võimalust, kellel on tahtmist, kellel on soovi, siis kõik annetused on oodatud sinna kasti. Aitäh teile! Mariel ütles ennem, et valesti laualt tuleme ette ja kummardame minul üks ühes kohas.